kultuurikommentaari teeb täna Margit Mutso. Palun. Pärast pikka põhjaliku analüüsi jõudis valitsus järeldusele, et Eesti riigi kõige suurem väärtus on inimene. Selle väärtushinnanguga leppisid ka Kaitseväe juhid, kes peale 2-aastast seiretööd Ukrainas nõustusid, et meie hullunud idanaaber ei ründa vaid sõjamehi ja sõjalisi objekte, vaid enese õnnetunde tõstmiseks sobivad pommitamiseks ka elamud, koolimajad, haiglad ja üldse kõik, millele pihta saadakse. Kaitseministeerium on lubanud loovutada 1/4 riigikaitserahast tsiviilkaitseobjektide ehitamisse. Esimeses järjekorras otsustati üle riigi tiheasustusega aladel välja ehitada niinimetatud päästepaadid. Selleks rajatakse umbes 0,5 kilomeetrise sammuga võrgustik varjendite süsteem, mille iga lüli mahutab hädaolukorras 50–100 inimest. Betoonist päästepaadid paigaldatakse parkidesse, platsidele, liiklussaartele, haljasaladele, sillaalustesse, sõiduteede alla ja nii edasi. Piisavalt väikesed ehitised mahuvad ilusti maa alla, sinna, kus pole kommunikatsioone või puujuuri. Varjendid pannakse kokku betoonmoodulitest ja parima süsteemi leidmiseks korraldatakse kohe võistlus arhitektidele ja inseneridele. Samal ajal päästepaatidega hakatakse rajama ka suuremaid varjendeid, näiteks magalarajoonidesse, kus need rajatakse majade vahelisele alale maa alla ja võetakse tavaolukorras kasutusele auto- ja jalgrattaparklatena, panipaikade, ühisruumide, spordisaalide või ka äripindadena. Majade trepikodadest antakse varjendisse otseühendus, mis teeb kohalikele maa-aluste ruumide kasutamise väga mugavaks. Hea majandamise tulemusena võib juhtuda, et ehitisest saab tavaolukorras tulutoov äri, mis aga peamine, magalarajoonide hoovialad saavad lõpuks korda. Pikemas perspektiivis on plaan rajada linnades maa-alused tunnelid peamiste sõiduteede alla. Tunnelisse pakitakse kogu tänane maa-alune torustik, millele tagatakse vajadusel kiire juurdepääs. Ohu korral ühendavad tunnelid varjendeid ning seda kaudu saab liigutada ka laskemoona ja humanitaarabi. Loomulikult on plaan korrastada vanalinnades unarusse jäetud bastionikäigud ja muud kaitserajatised. Nende väljaehitamine ja rahastamine hakkab käima läbi muinsuskaitse, kel on võimalik suunata sinna ka kultuuritegevust, näiteks teatreid, kontserdisaale või näitusepindasid. Loomulikult peavad varjendiga varustatud olema kõik uued ehitatavad hooned, aga see ei tähenda, et hoone ehitamine muutuks arendajale kallimaks. Ei, varjendiruumid vabastatakse igasugusest maksust ja selle saab nii-öelda peale kauba. Varjend ei lähe ei ehitusaluse, bruto- ega netopinna hulka. See on salajane ellujäämise pind, mille võib ka oma olemasolevale elamule lisada ning selle tegemist ei takista ükski planeering, määrus ega seadus. Isegi mitte looduskaitseseadus, sest kõige suurem väärtus Eestis on inimene. Muidugi on see aprillinali. Aga täiesti ilma naljata on need ja paljud teised mõtted olnud arutluse all Arhitektide Liidu tsiviilkaitse töögrupis. Ja on lootust, et mõni neist lendab ehk kõrgemale kui 1. aprilli arhitektuurilõik. Ja Klassikaraadiol on täna ka sünnipäev, nii et Klassikaraadio kava on selle poolest ka erilisem. Kena päeva jätku!